Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd tutvume Gemini tööriistaga Deep Research. Deep Research on jäänud siia eesti keelde tõlkimata, aga mõnes mõttes on tegemist nagu sellise väikese uurimistöö või uuringuga. Ja kui mind huvitab mingi teema, ma hakkan näiteks midagi uurima ja tahaksin enne selle kohta teada, mis on üldse juhtunud, siis ma saan selle kirjutada. Näiteks, kui mind huvitab näiteks, mis toimus Gustav Adolfi gümnaasiumis 17. sajandil, siis ma kirjutangi tee uurimistöö, mis räägib sellest, mis toimus Gustav Adolfi gümnaasiumis 17. sajandil. Võin panna ka mingid punktid. Keskendu ainult kooliga seotud tegevustele. Nii, annan talle siis selle sisendi ära ja vajutan siit esitamine. Ja nüüd siis, see võtab natukene aega, sellepärast, et nüüd siis põhimõtteliselt ta läheb kõigepealt internetti, ta hakkab otsima allikaid, siis ta teeb selle põhjal valmis ka sellise väikese esialgse uurimistöö plaani ja nüüd te näete siis, mida ta siis ütleb. Ta ütleb, et tal on plaanis uurida veebisaite Gustav Adolfi gümnaasiumi asutamise kohta, vaadata, mis siin siis üldse toimus, rõhuasetused ja nii edasi, analüüsida tulemused ja siis koostada aruanne. Kui mulle siin midagi ei meeldi, mingi punkt, siis ma võin panna muutke plaani ja muuta. Aga ma nüüd panen niimoodi, et alustan uurimistööd. See tähendab tegelikult mina ei alusta, vaid nüüd tema alustab ja nüüd see aken, vaadake, mul natukene muutus. Ja mul muutus nüüd selles mõttes, et mul on siin vasakul pool on selline väike chati aken, kus on mul võimalik siis tegutseda. Kui ma tahan selle uurimise peatada, näete, siis see on peata vastus, aga ma ei taha seda teha. Siin on ka võimalik, kui ma tahan näiteks veebiotsingu välja lülitada, ma ei taha seda praegu teha. Ja nüüd on tegelikult olukord selline, kus tema siis teeb analüüsi, mina siin näen, millega ta parasjagu tegeleb. Eks ole, et näete, seadistab alust, siis mis tal järgmised sammud on ja nii edasi. Nii et nüüd tegelikult mina võin vabalt minna vahepeal kohvi jooma ja jätta siis selle Gemini siia tegutsema. Nii et ma teen ka praegu videos väikse pausi ja jätkame siis, kui on valmis saanud. Nii, kulus 10 minutit ja Gemini sai oma uurimistöö valmis. Ja ma näen siis siin ilusti siis kogu seda teksti, mis ta on teinud, kogu aeg ta kirjeldas, mida ta teeb. Ma saan siis seda siin vajadusel lugema hakata, mis on siin tore, et ma saan ka võtta nagu need allikad lahti, et vaadata, kus ta seda võttis ja näete, ta ei ole siis ainult eestikeelseid allikaid siin kasutanud ja tegelikult on siin ilusti näha ka sisukord, mis aitab mul võib-olla mingisugustele asjadele siis lähemalt näha, kuidas ta on üles ehitatud. Lõpus on veel pandud, näete, sellised asjad nagu mõtted kirja, et mis tal siis tekkisid selle puhul. Ja nüüd siis, kui see on valmis, ma tahan siin midagi muuta, siis ma saan siia kirjutada, näiteks kui minu jaoks on ta liiga keeruline, siis ma võin öelda, et sõnastada lihtsamalt ümber. Ja siis on siin ka olemas tegelikult siis selline asi, et ma võin ta siis kohe eksportida dokumentidesse, ta loob mul Google Drive'i dokumendi selle kohta või siis teine variant oli siin siis, et ta kopeerib kogu sisu. Nii et näete, nüüd on ta mul siis ühes dokumendis ilusti koos, sest arvestage, et need vestlused ja asjad, mida te Geminiga peate, et need teatud aja tagant kustuvad ära, nii et kui ma tahan seda hiljem kasutada, siis mul on seda sellisel viisil vaja. Ja siis siin on veel selline loomise nupp, millega on võimalik siis teha igasuguseid nagu veebilehti ja teabegraafikuid ja viktoriine ja õpikaarte. Et seda ma näitan järgmises videos, et kuidas näiteks ise õppematerjali luua ja kuidas siis saab nendega siin mängida. Aga põhimõtteliselt jah, et ta teeb mulle päris ilusa kokkuvõtte olulistest asjadest. See ei tähenda seda, et mina saaks nüüd seda enda uurimistööna esitada, aga kui mind huvitab mingi teema, siis ma saan tegelikult Gemini abiga väga palju sellest rohkem teada ja hoiatan ette, kõik, mis siin kirjas on, ei ole tõde, sellepärast, et see on siiski genereeritud, siin on küll allikad, aga ma peaksin kõik üle kontrollima ja igas asjas natuke kahtlema.